Tere tulemast Eesti Lionite podcasti Lahkus loeb. Täna on meil külas seltse Kakumäe klubi liikmed Vivika, Tiina, Kaja ja Kristen. Uurime nende kogemusi ja avastame, kuidas nad oma kogukonda toetavad ja inspireerivad. Esiteks küsikski, mis ajendas teid Lions klubiga liituma ja millal te selle otsuse tegite? Ma tean, et te lõite ise selle klubi, aga kuidas see otsus tuli? Võib-olla ma võingi siit otsast lahti teha rääkida, et mul õnnestus olla charter president ehk siis kohe alguse juures, et tegelikult on Reval klubi meie looja, kui nii võib öelda, ehk siis vaderklubi ja Birgitta Leif oli siis see inimene, kes kutsus Kakumäe grupis üles looma Kakumäe Lions klubi. Ja kui ma seda kuulutust seal nägin, siis ma lihtsalt kohe tundsin, et see on minu jaoks täpselt, et seda ma olengi tahtnud ja oodanud, et minu jaoks ta oli selline tõeline äratundmine. Ja võt nii, ja siis oli meil, Tiina, sina olid ka kohe alguse juures, eks ju? Jaa, mina olin ka kohe alguse juures ja minuni jõudis see võimalus läbi Facebooki, kus ma nägin kuulutust. Ja siis mulle meenus üks lugu ühest suvest, kui ma tahtsin minna lihtsalt naabritele tere ütlema. Ja läksin üle tee oma aia poolt ja ma nägin, et nad näevad kõik hirmus kohkunud välja. Ja nende esimene küsimus oli see, et kas midagi on valesti, kas midagi juhtus. Ja siis ma mõtlesin, et nii kurb tegelikult, kui naabrid üksteist vähe tunnevad või et pisikeses kogukonnas on sellist läbikäimist võib-olla tavapärasest vähem. Ja siis ma mõtlesin, et Lions klubi on see võimalus, kus ma saan rohkem paremini tundma õppida neid inimesi, kellega ma ühes kohas elan. Ja võib-olla ka midagi head siis selle elukoha jaoks ära teha. No minul oli ka nimelt, ma olin Kakumäele kolinud üks aasta siis enne ja olen ise ka pärit väiksemast kohast ja me oleme ka just seda sükest kogukonna koos tegemist ja seda kogukonna tunnet nagu kogenud ja siin linnas elades kuidagi see on rutt ja siis, et see oli nagu ma igatsesin seda nagu tagasi ja siis see oligi just see siis nüüd, ma tulin uudega siia kohta ja see oli nagu ideaalne võimalus, et saada niisuguseid toredaid inimesi tundma ja et see oli niisugune minu ajend ja see midagi ka koos teha, et see koht, kus ma elan, et panustada nagu sinna siis. Ja mina liitusin klubiga nüüd natukene hiljem, et Kristjan kutsus mind, et tule ka ja tunduski just see tore, et esiteks, et saad tuttavaks nende inimestega, kes meil seal kogukonnas elavad. Ja just see kogukonna ürituste tegemine, et meil on olemas Kakumäe selts, kes teeb nagu väga palju ka toredaid kogukonna üritusi. Aga me mõtlesime, et kindlasti on võimalik midagi rohkemat ka selle meie ümbruse ja keskkonna ja kogukonna jaoks ära teha. Et väga tore ühiselt tegutseda. Väga põnevad liitumise lood teisi ja asutamise lood. Siis, mis teid jätkuvalt heategevusega tegelema innustab? Ma arvan, et need naised siin kõik. See kamp on nagu üliäge. Et see on nagu see, mis hoiab. Et ta on nagu näite, me tegime viimane üritus, oli meil kodukohvik. See oli minu hoovis. Ja siis see oli ka nagu tõestus, et algul oli perele tuli siis see idee maha müüa, et kõik peavad nagu samas paadis olema ja Kaju, nad kõik teavad, et ma olen selle Lions klubiga seotud ja käin ikka koosolekutel ja käin nagu ära ja siis nüüd seesama klubi tuli meile kuju ju tegelikult on ju. Ja siis, kui see üritus oli nagu juba ära toimunud, siis mu mees ütleb, aga teil on tõesti väga äge kamp. Et väga kihvt, et selle kampaga nagu ma tuleks teinekord ka veel appi, et see oli nagu nii lahe. Minu jaoks on see nagu number 1. Partnerid kaasata ja üldse pereliikmed. Ja, just. Kas teised tahavad lisada, mis teid innustab ja motiveerib? Ja Kajal on 100% õigus, et see seltskond inspireerib üksteist minu arvates, et meil on selline omavaheline sära on olemas. Aga mis mind innustab tegelikult, kui ma vaatan tagasi, et kui ma olin
umbes 25-aastane, siis mind kutsuti ka ühte heategevusprojekti, mis seisnes põhimõtteliselt selles, et anna raha. Ja tol korral ma mõtlesin, et mis mõttes ma pean raha andma, et mul endalgi ei ole seda raha õieti, et vaadake sinna või küsige nende käest, kellel nagu on raha üle ja palju. Aga õnneks ma kasvasin ikkagi sellest välja ja ma sain aru, et kui sa ühiskonnalt tahad midagi saada, siis võiks ka, mitte võiks, vaid peaks ka midagi vastu andma. Et täpselt samamoodi nagu inimestel on õigused, on ka kohustused. Ja ilmselt ma kasvasin sellesse staadiumisse, et ma tundsin, et ma lihtsalt tahan midagi teha. Ja mul on midagi anda juba edasi. Et see oli see minu selline motivatsioon, mis mul on. Jah, eks me kõik oleme tegelikult ikkagi sellise seltskonna pärast just, et me genereerime seda positiivset energiat, et omavahel, et mingeid projekte läbi viia ja peale heategevusprojektide ka muid selliseid ühiseid tegevusi, et eks see on ka see, mis meid nagu koos hoiab, et ma tean, kui ma algusest tulin, et see klubi oli nagu väga suur, et meil oli vist mingi 30 inimest ja kuidagi oli selline kaos, et üldse ei saanud aru, mis toimub või kes kuskil midagi räägib, ja siis see COVID aeg tuli peale ja meid tegelikult siis pudenes sealt ridadest, eks see sõelus välja, et kes nagu tahtsid olla ja jäi järgi tegelikult tuumik, et ma näen, et praegu meid on vähe, aga me oleme palju konstruktiivsemad, et me suudame palju rohkem ära teha, et tegelikult ei olegi vaja nii palju seda massi, on vaja just selliseid, et selliseid tublisid inimesi, kes tegelikult tahavad panustada ja need on meil praegu nagu olemas. Aga muidugi uued on ka alati oodatud ja ma arvan, et tegelikult see positiivne energia, mis ongi see asi, mis tõmbab uusi liikmeid juurde, et kui sa midagi teed, see paistab välja, et sa teed ja siis tulevad ka samasuguse energiaga inimesed, kes tahavad selle seltskonnaga liituda, kes tahavad ka teha. Et see selekteeribki nagu selle õige seltskonna. Täiesti nõus, et lisaks sellele, et ongi lihtsalt tore, ja lisaks sellele, et meil on palju selliseid teotahtelisi naisi, ma arvan, et mis meid ka väga palju jätkuvalt heategevusprojektide juures hoiab, on see, et need asjad, mis me teeme, on ägedad, need õnnestuvad. Et me näeme, et sellest panusest tekib mingisugune reaalne tulemus, eks. Et see selline nagu iseenda edulugu mõnes mõttes ja me oleme ju palju asju teinud ka kuigi me oleme nii lühikest aega toimetanud, et see hea tunne hea tegemisest. Muidugi see, et me oleme ju, igalühel on oma see taust, erinev, ütleme kust igaüks tuleb ja me nii hästi täiendame. Just, et läbi ka nende projektide, et kes mida teeb, mis alal on nagu tugev, paneme need kokku. Et see on nagu ka hästi tore. Ise õpid hästi palju. Ja kuna meil on erinevatest valdkondadest on naised, et meil on naisteklubi, eks ju. Ja siis ongi, et sa õpid nagu igaühe käest saad jälle mingi tarkused ära juurde. Just, mitmekesised. Täiendate üksteist. Aga see viibki mind järgmise küsimuseni, et milliseid projekte on Kakumäe klubi seni kogukonna heaks korraldanud? Siuksed suuremad, värvikamad. Arvan, sellest võiksid sina küll rääkida, et see oli väga tore projekt, see laager. Ja laager Ukraina lastele oli tõesti tore projekt ja see kuidagi elab oma elu. Mulle tundub nüüd veel 2 aastat hiljem ka edasi, et tagasisidet tuleb selle kohta nüüd pisteliselt ikkagi veel. Et me korraldasime Ukraina lastele laagri, kus nad said õppida eesti keelt ja lihtsalt koos mängida. Ja see koos mängimine lõppes veel siis surfilaagriga, ehk et meil oli selline põnev kombinatsioon keele ja surfilaagrist. Ja Margus Otsa, kes siis Funsurfi surfikoolist neid seal vees loputas pärast, eks ole. Sisemaa inimesi Ukrainast. Ja just on, et ka seal lapsed väga hästi segunesid Eesti lastega. Eesti lapsed võtsid väga hästi nad vastu ja said nad siis ka keelt selgeks. Aga enne laagrit, mis oli siis seal vee ääres, me proovisime neile natukene teha väikse sissejuhatuse eesti keelde ja kultuuri. Ja mis võiks olla selleks parem koht kui Tallinna lauluväljak, eks ju.
et siin suur tänu Tallinna Lauluväljakule selle lahke vastutuleku eest, et me saime päriselt ka need Ukraina lapsed laulukaare alla laulma ja siis eesti keelt õppima, et selle projekti jaoks me tegime tegelikult väga palju eeltööd ka, et meil kõik see planeerimine, eks ole, koostööpartnerite otsimine, mis on kõik hästi vahva kogemus, et selline täiesti projekti juhtimine vabast tahtest. Katrin kirjutas ju, eks ju, selle projekti valmis. Ja just, et meid on hästi palju, kes olid selle projektiga ka seotud. Ja sai tehtud neile lausa eraldi sõnastik, et mis sõnad just võiks olla vajalikud surfilaagris, eks ju, et meri ja kallas ja paat. Et need sõnad said selgeks ja eks tal oli natukene selline kaugem eesmärk ka sellel laagril, et neil oleks siis lihtsam Eesti eluga kohaneda ja kuna me kõik oleme ju nii digitaalsed, meie jaoks ei ole telefonikõne ju enam teab, mis tavapärane, et me ikkagi suhtleme kõik mõeldavate elektrooniliste kanalite kaudu. Et siis ka see info, mis läks lapsevanematele, oli tegelikult esiteks jälle kohanemise mõttes 2 keeles. Siis Ukraina laste vanematele. Jah, just Ukraina laste vanematele. Ja siis ka kõik elektroonilised nii-öelda võimalused, mis meil on, ehk et teejuhised, et kuidas sa saad Tallinna Lauluväljakule, et mis bussi sa pead võtma, link oli siis seal juures ja see oli jälle eestikeelne, eks ole, et selles mõttes, et mida oli ka näha, et neil on keeruline kohaneda sellise nagu väga elektroonilise maailmaga. Et see oli selline, ma arvan, neile hea sissejuhatus. Hästi tore oli, lastele väga meeldis. No eks ta muidugi on mõtlema panev sündmus selles mõttes ka, et ikkagi üks laps, kes seal laulukaare all siis oma tähti kokku proovis panna, kui lennuk lendas mööda, siis oli näha, et sellel lapsel tekib selline nagu hirmutunne korraks peale, eks ju. Et siis kõrvalt patsutati õlale ja kõik lahenes. Ja üks laps tuli ju Pärnust oma emaga kohale, mäletad? Ja eraldi tuli just nimelt lausa Pärnust sõitis kohale. Kas on veel jällegi põgusalt rääkida mõnest värvikast? Aga võib-olla sinna juurde, et me tegelikult tegime Ukraina lastele ju palju rohkem asju kui ainult see 2 laagrit, mis meil oli. Et Vivika alustas ju kohe korjamist, riideid, igasuguseid lastele vajalikke asju, kui põgenikid hakkasid siia tulema. Algas nagu sellest, et oli vaja nendele, nad olid hotellides ja siis oli vaja lastele mängutoad sisustada. Ja siis saime seal ühe kontakti, kes siis ütles just, et oleks vaja laste mööblit ja mänguasju. Ja siis me kuulutasime seal kogukonnas ja Kajaga 8 korjasime ja Kaja veel küsib mult, et kuule, kas sa saad kõik sinna ise ära viidud või peab appi tulema. Mina, saan ikka, et mul ikka autosse mahub ja lähen koju vaatan, mul on praktiliselt virn laeni. Et me viisime vist mingi 4 või 5 autotäit. Et tegelikult tuli igasuguseid nagu tõesti siukeseid mänguasju, juba siukseid nagu lausa laste mööblit, mida oli vaja just öeldagi, et neid asju on väga palju vaja, et neid just karvaseid mänguasju, neid annetatakse küll, aga siukseid tõsisemaid asju. Ja siis küsisime ka, pöördusime mõned ettevõtete poole ja näiteks siis oli ta Pusku, nüüd on ta Slowdown, annetas Kottole väga kenasti, sai sinna ära viidud, et ka ettevõtted tuli nagu väga kenasti kaasa, eks, et kõigil oli ju ikkagi väga suur soov ukrainlasi toetada, kui see sõda algas. Et selles mõttes oli väga lihtne, et nagu seda asja kõike korraldada. Ja siis järgmine tuli kohe see arvutite projekt, mis läks nagu orgaaniliselt edasi, et Ukraina lastel oli vaja ju õppida siin ja hästi palju ka üle veebi, et me koolitöö ju Ukrainas käis edasi ja siis me hakkasime korjama arvuteid, nii et minu tööandja oli nii kena, ma ei mäleta, peaaegu 30 arvutit ma sain sealt ja siis oli meil, mis firma see oli, see Oiksio. Oiksio jah, tuli kes meil puhastas ära need ja pani uue tarkvara peale. Lihtsalt aitäh eest, et päris mitmest. Eesti parim tööandja on. Või ei, Eesti parim juht on Oiksio juht. Väga südamega, et need nii palju sõnabid. Seljakotiga ma tassisin neid nagu totakas, neid arvuteid. Ja kui me tassisime neid kooli veel, siis nad olid kõik korraga, millega tassime. Ja et Haabersti
Vene gümnaasium oli, seal tehti eraldi Ukraina lastele nagu 2 erinevas vanusegrupis klasse ja siis need lapsed said, pluss minu arvates üks õpetaja sai ka, kellel ei olnud, said need arvutid, siis me käisime seal mitu raksu, et nendega oli nagu päris hea suhted. Tegelikult see õpetaja on mul nagu seniajani Facebooki sõber. Käisime nagu ise üle andma, siis sa näed ka nende nagu laste silmi. Nad ei uskunud, see ei saanud võimalik, kuidas tasuta antakse arvutid. See oli ka nagu, see oli jälle ka niisugune kogemus, mis nagu väärib seda tegemist ja see tunne. No vaata, eks ongi meil klubi, nüüd meil see asutamine oligi nii, siis tuli kohe peale Covid, siis tuli peale siis see sõda. Et meie tegevus on ka hästi palju nagu sellega seotud, et mis kriisid tulid, et siis me siit nagu nägime, mida oli nagu vaja teha. Päris noor klubi olete ka. Et siis me nagu niimoodi oleme nagu toimetanudki. Aga veel meil on ju villaste sokkide projekt on ju ja siis rannaprojekt, mis on neid sellised suuremad, tasub veel rääkida. Just, kes tahab nendest ka veel. Sokkidest ma võin rääkida, ma olen seal olnud natukene ka ise tegev, et meil oli siis ka, et see Haabersti Vabaajakeskus, kus siis käivad niisugused eakad inimesed koos ja õpivad kudumist. Ja lihtsalt on niisugune sotsiaalne. Ja siis tal tekkis niisugune nagu niisugune probleem, ütleks, et nad koovad küll, tahaks nagu kududa, aga kellele neid siis nagu väga neid anda. Pereliikme keegi enam neid sokke ei taha ja mõtlesime, et oi, et see oleks küll, et äkki lööks niimoodi kokku, tekiks niisugune projekt, et me siis tõime omalt poolt nagu lõnga, sest lõng on tegelikult ju väga kallis praegu. Minu ämmapööning sai tühjaks. Ja kõik varud, kellel kus seisavad ja me natuke ostsime ise lõnga, et niisuguseid väikestele beebidele teha niisuguseid väga pehmeid sokke ja siis me nende sokkide, need prouad kudusid valmis. Neil oli ka jälle niisugune tunne, me saame vajalikud olla, me teeme millegi jaoks. Ja siis me käisime mõnedel üritustel, need jõuluüritustel neid müümas ja korjasime heategevusfondi sellega. Ja meil oli isegi lausa oma e-pood. Ja lõpuks Facebooki kaudu vist oli. Ja, me tegime Facebooki e-poe. Ja siis lõpud me ikkagi saatsime nad siis Ukrainasse. Oli jälle see, et kui oli talv tulemas ja oli seal üleskutse, et niisuguseid soojasid, siis nii sokke kui ka neid asju, siis me saatsime sinna. Siis lisaks veel kudusime kindaid. Meestel lasime nendega, prouadega koos rindele. Koos värvisime neid. Sest need olid muidu valgest lõngast, aga et ei saa ju nende valgete kinnastega seal niimoodi rindel. Et siis me veel koos ise veel siin Kristeliga värvisime neid, jälle uus kogemus. Et niisugust koos tegemist ja siis sa tead, et sa teed nagu, endal on südames hea tunne, et sa oled midagi nagu enda poolt kas või väikese tilga nagu andnud. Ja kokkuvõttes sellest rannaprojektist, mis teil oli, Kakumäe rand on nii seotud. Jah, see oli, kas see oligi päris esimene asi, mida me hakkasime tegema? Võis olla, küll see on juba 3 aastat tagasi. Ja, et me olime mures oma Kakumäe ranna pärast, et ta on selline hästi mõnus, looduslik, selline lihtne, täiesti nagu mõnes mõttes selline vaba looduse enklaav keset kesklinna, eks ole. Võib-olla mitte päris kesklinna, aga keset suurt linna, eks ole. Ja siis, aga et seal ei ole selliseid elementaarseid vajadusi kuidagi, nende peale ei ole mõeldud, et tualettruume ei ole või jalapesu kohta või kätepesu kohta või selliseid pisikesi kapikesi, kuhu saaks panna autovõtmed ära või rahakoti või midagi. Ja siis me tegime taotluse, kas see oli see kaasava eelarve raames põhjalikult kirjutasime kokku oma nägemuse ja siis see osutus võitjaks. See osutus võitjaks, jah. Kogukond toetas. Just, et kogukonna toel ja eks ta nüüd on vähemasti olnud siis selline nagu idee käivitaja. Et praegu on ikkagi pall nagu selles linnaosa valitsuses äravas, kes nüüd ei ole selle 3 aasta jooksul suutnud seda kahjuks realiseerida.
et oleme seal käinud rääkimas, et kuidas läheb. No jah, eks see projekt on muutunud seal vastavalt nende nägemusele, et sellest ilusast hoonest on saanud lõpuks konteinerid. Nüüd on juba uuesti mingi ja, aga veega konteineri visioon, et see ikkagi tuleb ja siis on vaja sinna trassid vedada. Et selleks aastaks ikkagi veel ei saanud, ehk siis järgmiseks ikkagi tuleb, et ja noh, nüüd on selgunud, et sinna tegelikult ikkagi plaanitakse ka mingit niisugust rannapaviljoni, mille projekti me nägime. On väga tore, loodame, et see siis kunagi ka realiseerub, et see on nagu tõesti väga niisugune eliitrajoon, eliitrand ja meil on kõik konteineris, et meil on seal surfiklubid, konteiner, kohvik, konteiner, vetelpääste konteiner, WC-d konteiner, jäätise puitka konteiner, et oleks nagu aeg, et konteinerid on halloo popid, praegu vaatame üle kogu elatakse ka konteinerites. Et tahaks tegelikult sinna ikkagi saada, ütleme, et sellist väärikat puitarhitektuuri, mis võiks olla nagu aasta puitehitise kandidaat, midagi, mis sobib sinna keskkonda, et aitab tegelikult nendes koledates konteinerid. Ja idee võib-olla nagu sai ju alguse sellest, et need valitid olid need potisinised kuubikud seal. Ja ka see, et miks meil on punane lipp tihtilugu seal rannas, on kolibakter. Ja see on nagu otseselt seotud sellega. Keegi ei taha minna sinna hoidsasse konteinerisse ja siis ka see surib. Et see on nagu meil igasugune teema, sest et laht on madal, veemaht on nagu väikene ja rahvast on palju, tullakse kaugelt, ei saa koju minna kõik, eks ole ju. Ja noh, see tegelikult on nagu väga teema. See on väga teema. Targu järg on teine lähedal, see on oluline asi. Tegelikult on ka ettevõtetele ju niisugune üleskutse, et kui seal on palju rahvast, kes tegelikult neid võib ju teenindada kuidagi, et pakkuda mingit teenust või müüa. No ütleme, praegu on seal, ma saan aru, ikkagi selle vee ja kanalisatsiooni puudumise tagase, et seal ei saa nagu, et isegi ka need kohvikud, mis toimetavad, et ma ei tea, kuidas nad siis toimetavad. Paagiga toovad vett ja siis ühekordsete nõudega, sest et mingit muud varianti ei ole. Et kui sinna nagu trassid tekivad, siis ma arvan, et see paneb ikkagi aluse natukese ranna arengule ja puhtama ranna suunas. Kvaliteetseid teenuseid pakkuda, sest praegu sa lihtsalt ei saa seda teha. Ja teenus ei saa ka areneda. See on nagu hästi suur pidur. Viivika mainis siin seda ilusat maja, mis meie projektis oli. Et see on hea näide sellest, kuidas kogukonnas saab erinevaid oskusi, teadmisi, kogemust kokku koguda. Et selle ilusa maja, mis meie siis võidutöö oli, või võidutööks osutus, joonistas ju üks Kakumäe inimene. Arhitekt oli ta. Et päriselt arhitekt, ehk siis nii-öelda oma professionaalse käega visandes ja väga ilus oli. Tõesti oli ilus. Aga nüüd vaataks tulevikku, et mis on teie klubi järgmised suuremad eesmärgid ja projektid? Suuremad? No, eks meil president võib kohe siin rääkida, aga me vaatame ikka kogukonna ja tuleviku poole. Ütleme nii, et ma olen nagu alustan alles oma presidendi aastat, et ma arvan, et meil on nagu olnud teemaks ka natuke sellise oma näo ja oma sellise heategevusprojekti leidmine ja ma arvan, et see võiks sel aastal olla nagu prioriteet, et me selle ikkagi omavahel arutluste käigus me leiame selle, kuhu siis suunata tõesti seda, et mis oleks nagu meie näguasi, mida võiks nagu siis iga aasta jätkuvalt teha, et sihuke oma ja mis mind näiteks kõnetas, et rahvusvahelise sisearhitektuuri päeva teemaks oli üha suurenev põlvkondade vaheline lõhe ja võimalused selle nagu parandamiseks. Ja mõeldes sellele, siis mulle tundus, et tegelikult Eesti ühiskond on vanuseliselt segmenteeritud, et me ikka räägime eakate üritusest, me räägime laste üritustest, me räägime noorte probleemidest, et tegelikult on need kõik omavahel seotud, et meil oleks tegelikult ju vaja teha sellist kogukonnasisest tegevust, mis kaasaks kõiki vanusegruppe. Ei taha need eakad tulla teist eakat vaatama, vaid tahavad noori tulla vaatama ja nagu vastupidi, et just sellist lõimumist ja selles suunas on kindlasti mingeid üritusi, mida me tahaks teha. Ja, põnev. Kui te nüüd mõtlete, kuidas see tunnetus teil on, et kuidas teie
ja klubi tegevus on kogukonda ja piirkonda mõjutanud. Kuidas te tunnetate seda igapäevaselt või suuremas pildis? Mina võin kohe kas või selle pisikesest asjast öelda a la prügi korjamisest. Vaata, me ju oleme osalenud maailma prügikoristuspäeval. Ja minu arvates see nagu on aidanud ka sinna kogukonda nagu rohkem märgata seda, et prügi ei visata maha. Ma ei tea, kuidas teile tundub. Mulle nagu tundub, et juba selle... Ja kindlasti iga Kakumäe elaja, iga ei tea, aga need, kes Facebooki loevad, need ikkagi juba teavad, et seal on olemas Lions klubi, kes siis nagu hea tegevusega või tegeleb mingi asjaga. Et me oleme ju saanud ka kirju, et tagasisidet. Tagasisidet ja nii heas kui negatiivses ka. See Kakumäe klubi küsis raha selle ranna jaoks, näed, midagi nad ei ole teinud, kus nad seda kuni sinnani välja. Ka tekib küsimus. Ja mul oli ka raha. Aga eks me oleme suht noor klubi veel ja tuli ikkagi siin need suured tuuled peale, kuhu on läinud ka meie niisugust tähelepanu, et ongi, et kui siin see olukorrad nagu stabiliseeruvad, me saame rohkem hakata siis pöörama oma nagu tähelepanu ja jõudu siis ikkagi sinna kogukonda, mida me nagu tegelikult tahtsime. Aga kuna need ajad olid siin vahepeal sellised, et eks see suurem mõju on veel ees. Aga ikkagi, sest näiteks ka see kohvikute päev, et nii tore, et me tegime, see on teil see hea tegevus, et ongi, et eks me peame rohkem ka ennast tulema nagu näitama kogukonnale ja et meid nagu rohkem nagu teatakse ja eks see tulebki ajaga, ega seda ei saagi siin niimoodi paari aastaga juhti nagu tekitada. Aga ma arvan küll, et neid juba nagu natuke tajutakse aga see et eks see võtab aega. Eks me oleme ju saanud meediakajastust ka, et Aktuaalne Kaamera tegi, eks ole, ikka oli kenasti kirjas, et Kakumäele. Haabersti leht oli päris pitu korda. Siis seoses projektidega, kuidas te motiveerite inimesi oma projektidega liituma? Teil endal on niikuinii enda ideed ja projektid, millesse te tahate inimesi kaasata. Kas sa mõtled klubi siseselt või klubi siseselt praegu? Meil on olnud niimoodi, et üldiselt on see, et kellele see idee tuleb, et tema nagu valdavalt jääb ikkagi selle projekti nagu liideriks. Ja siis ikkagi on niimoodi, et tekib tuumik, kes siis nagu, keda nagu väga klikib see. Jah, et siis klikib ära, et ta tahab osaleda. Ja, et siis tekib niisugune nagu töörühm, et keda nagu see niisugune, me lepimegi kokku, et keda see nagu see klikib väga ja niimoodi puudutab ja kellel on ka aega. Ega sellega on nagu ka, et erinevad etapid on, eks ole ju. Me oleme ju kõik töötavad naised tegelikult. Ja sul tööl on mingid kiiremad ajad, on natukene, kus sa saad rohkem panustada väljaspool oma töö tegemisi, et eks seal ongi selles valemis on muutujaid on nagu palju. Aga eelkõige ikkagi, sul peab nagu siin olema see tunne, et siis sa nagu lähed ja teed seda ka ja panustad. Ja kui selle liidril silm särab, siis tulevad teised kaasa. Uskuma sa pead uskuma. Või siis on erialad juba sellised, et mis niikuinii õige, et klikib ära, et tahangi sinuga koos seda liini minna. Kuidas juhite inimesi oma klubis ja töökeskkonnas? Et kuidas need juhtimise stiilid, maneerid on erinevad? Kas te olete kuidagi täheldanud seda, et kas siis klubis on kuidagi sõpruskond lõbusam või nii, et sellest oma töökeskkonnas projekte juhtida on teistmoodi? Kindlasti on, et ütleme, kui ma tööl inimesi juhin, siis ikkagi neil on teada ju tööülesanded, neil on nagu juba see palgaga pandud motivatsioonipakett, on ju, ja siis sa kontrollid nende tegevisi, et see on nagu... Ma olen ise ülemusega andnud nagu hästi palju iseseisvust, et mulle ei meeldi kogu aeg kannul käia, et kui on inimesel nagu siht ees, et ta saab ise pürgida sinna suunda. Aga ütleme, tööl sa oled ikkagi nagu ülemus, et siin me oleme ju kõik võrdsed
et siin käib see ikkagi pigem nagu selline nagu, kes on eestvedaja, et kes on nagu ikkagi liider ja siis mingis projekti raames ja siis sellega tullakse kaasa. Et kindlasti see juhtimine on natuke teistmoodi. No see alus on juba see, et me oleme siin vabatahtlikud. Ja pigem on see niisugune motiveerimine, vahel müksamine. Meelde tuletamine. Ja ta on hoopis teine alus, aga noh, loomulikult siin saad natukene võib-olla, kes võib-olla tööalaselt ei tegele nii palju juhtimisega, siis see on hea koht, kus sa saad nagu proovida, et kas siis projekti juhtida või kogu klubi juhtida. Et see turvaline tegelikult, et turvaline koht, kus siis võib-olla natukene katsetada, et kas ma saan hakkama ja siin nagu ei juhtu ju. Jah, lahti ei lasta sind selles. Visatakse klubist välja võib-olla. See on selline toetatud tegevus ka. Et selles suhtes on nagu, mina näen nagu siin nagu jälle nagu väga suurt väärtust sellel klubil, et sa saad nagu ise jälle kasvada, kui see ei ole sinu niisugune igapäevane võib-olla siis see töö. Et mina nagu väärtustan seda. Ja teiseks ma lisaksin selle juhtimise juurde, mis võib-olla ka on oluline, on see finantsjuhtimise pool, mida võib-olla ka inimestel, paljudel, kes ei ole nagu firmaomanikud, ei lähe igapäevaselt vaja. Aga siin sa nagu ka kuidagi pead aru saama, kuidas raha tuleb sisse, kuhu välja läheb ja klubi eelarveks ja toimetamisteks peab ka mingisugune summa jääma. Et see on ka see teema, nagu mina arvan, mida need inimesed saavad õppida sellest klubist. Just. Majandamine. Majandamine, just. Siis milliseid probleeme olete projektide käigus kohanud ja kuidas neid lahendanud? Ikka tuleb ette ju selliseid olukordi. Midagi ikka, aga ma ei tea, võib-olla mina paneks siia eelneva jutu juurde lihtsalt selle mõtte, et see kõik toimib vabatahtlikkuse alusel, eks ole. Ja kuidagi see sünergia, mis tekib, et meil ei ole otseselt vaja ju kedagi kuidagi distsiplineerida või motiveerida, et see meie kooslus on selles mõttes ju täiesti täiuslik, eks, et kõik kuidagi juhtubki, sellepärast, et koos on tore ja tehakse vahvaid asju, projektid, mis kõnetavad meid ennast, et see kuidagi loksub hästi loomulikult paika, et sellist... Aga ma tooks ikkagi turvatilk seal meepotis. Aga ja ikkagi vahel see energia kukub alla. Ei ole kogu aeg siuke roosa manna. Et siis ongi vaja just see, kes seda nagu tõstaks, müksaks ja võib-olla natukene ikkagi teisi tagant torgiks, kes on nagu lubanud mingiks ajaks midagi teha. Ja see on teine olukord. Ja et see on nagu hästi oluline. Ja eks vahel on ka me oleme kõik inimesed, meil on emotsioonid, meil on nagu 100 muud asja, eks ole. Ja kui läheb mingi asi võib-olla ka nagu ikka asja ajamisel pingesse, siis me peame nendega hakkama saama. Et meil üldiselt on läinud väga hästi. Et oleme niimoodi kenasti kõige naised. Emotsioonid ja meil on naised. Et seda asja ajamist, aga eks ikka niimoodi, et on olnud vaja seda natukene niimoodi timmida, aga meil ei ole kasvanud see nagu väga suureks teema. Ja kuidas te maandate näiteks, kui tekibki mingi ebakõla, kuidas te lahendate seda? Räägime. Ja siis on ikkagi, kes on parasjagu, kas siis projektijuht või seal vahel või president, see siis arutab inimestega asja. Või kes tunneb, et ta nagu oskaks seda lahendada. Vabandust, ma nüüd tahaksingi öelda, et siin nüüd ongi see klubi vabatahtlikkus tuleb jälle välja, et kuna see on vabatahtlik toimetamine, siis ma pean oma palgatöö juurde praegu ikkagi tagasi minema, et suur aitäh ja jõudu kõigile teistele. Ja, okei. Väga hea, informatiivne ja värvikas ülevaade teie klubi tegemistest ja toredatest inimestest selles. Ning koostööpartneritest muidugi. Aga tõmbame siinkohal siis episoodile joone alla. Ja täna jagasid LC Kakumäe liikmed oma inspireerivaid lugusid. Suur tänu Vivikale, Tiinale, Kajale, Kristenile. Ning väga hea, et saite koos tulla ja oma klubi esindada. Kui see vestlus sind kõnetas, liitu nende Lions klubiga Kakumäel
või kuula meie teisi episoode. See oli Eesti Alliance'ite podcast Lahkus loeb. Aitäh, et vaatasite ja kuulasite!